tere! Selleks, et vältida teie Gmaili konto hõivamist ja ärakasutamist, vaatame koos üle Gmaili konto turvaseaded. Konto hõivamisel on suureks riskiks see, et kurjategija võib ära kasutada teie isikuandmeid ja muud infot, mis on teil e-postkastis. Ning samuti võidakse teie e-postkasti kuritarvitada selliselt, et teie nimelt saadetakse teie kontaktidele e-kirjana libaabipalveid, kus palutakse saata raha näiliselt teile. Kindlasti ei oleks teie sõbrad rahul sellega, et said petta just teie nimelt saabunud abipalvega. Seega vaatame need seaded üle. Kindlasti tuleb meeles pidada, et valides omale parooli peab see sisaldama suuri ja väikeseid tähti, kirjavahemärke ja numbreid. Selleks, et muuta oma konto seadeid, tuleb teil liikuda paremal üleval olevale pisipildile. Klikates pisipildil avaneb väikene aken, kus saab klikata minu konto seadetel. Selles aknas saate muuta enamus oma seadeid. Samas meid täna huvitab sisselogimine ja turvalisus, seega klikkame sellel. Algselt tuleks teil kindlasti üle vaadata oma turvalisuse seadmed läbi turvalisuse kontrollimise visardi. Selleks tulebki sellel klikata siin alustage. Esimeses aknas näeme, et on võimalik sisestada oma varundust, telefoninumbrit ja taastamise e-posti aadressi. Siin eelkõige mõeldakse e-posti aadressina sellist e-posti aadressi, mis ei ole seotud selle Google kontoga. See võib olla mõni alternatiivne e-posti teenus. Varundustelefoni numbriks pakutakse juba seda numbrit, mille te lisasite konto loomise ajal. Seda on võimalik alati selle visardi kaudu ka muuta. Kui te olete sisestanud ja teile need variandid sobivad, siis klikake valmis. Järgmisest aknast näeme oma hiljutisi turvasündmuseid. Siin on näha, millal on lisatud varutelefoni number, kas 2-astmeline turvalisuse süsteem on aktiveeritud või ei. Siin on ka näha, et konto loomisel aktiveerisin selle korraks ja selle video tegemiseks deaktiveerisin. Hiljem näitan, kuidas seda uuesti aktiveerida. Viimases aknas on näha, millised seadmed on ühendatud selle kontoga ehk millised on aktsepteeritud juba. Ehk kui te kasutate oma Google kontot või logite oma Google kontosse mõnest muust seadmest, siis kuvatakse need siin. Näiteks, kui te olete oma Google kontoga sidunud telefoni, siis peaksite nägema oma telefoni siin lisaks sellele arvutile. Edasi vaatame üle juba sisselogimisviisid ja paroolid. Loomulikult saate oma parooli muuta siit. Kindlasti on selleks otstarbekam valida tugev parool. Kuna mulle antud hetkel on paroolis kasutatud nii suuri kui väikseid tähti, numbreid kui ka kirjavahemärke, siis ma ei pea vajalikuks parooli muutmist. Samas on mul välja lülitatud 2-astmeline kinnitamine. Soovin seda kindlasti aktiveerida. Aktiveerimise visard õpetab teid seda tegema. Iga kord, kui te muudate kontol olulisi seadeid, siis palub Google konto
teid taas sisse logida. Järgmisena palub kontos sisestada teile SMS-i või ka helistamisteenuse aktiveerimiseks telefoninumbrit, mida te kasutate. Algselt pakub ta seda numbrit, mis on juba kontoga seotud. Lisaks palutakse teil valida, millisel teel te seda kinnituskoodi soovite saada. Mina valin tekstisõnumi. Seejärel saadab Google teile SMS-iga tekstisõnumi. Antud koodi peate sisestama siia. Korduvalt küsitakse üle, kas te soovite kaheastmelist tuvastamist sisse lülitada. Siit on ka näha, et tänase kuupäevaga on kaheastmeline tuvastus sisse lülitatud. Samuti on näha, kuhu saadetakse kaheastmelise tuvastamise SMS-sõnumid. Lisaks on sellest aknast võimalik teil välja printida varukoodid, kui te olete lennurežiimis või puudub teil juurdepääs internetile. Kõige all on näha seadmed, mida te usaldate, ehk seadmed, mida te olete juba oma kontoga seostanud. Põhimõtteliselt töötab see süsteem nii, et kui toimub uus sisselogimine mõnest teisest seadest, siis küsitakse koheselt SMS-i teel saadetud turvakoodi. Kui antud koodi ei sisestata, siis antud seadmes sisse logida ei saa. Kindlasti on, kui need seadmed on juba mitmeid, siis tasub vahepeal seda logi tühistada. Pärast logi tühistamist küsitakse iga uue seadme puhul jällegi kaheastmelist tuvastust. Läheme tagasi turvaseadete aknasse ja nüüd me näeme, et kaheastmeline tuvastamine on sisse lülitatud. Seda on samuti näha seadmetoimingute märguannete alt, kust klikates vaata sündmusi, näeb erinevaid sündmusi, kus te olete siis kaheastmelist süsteemi sisse lülitanud või välja lülitanud ja millal see toimus. Samuti näete viimast kasutatud seadet või siis ka vaateseadmeid, näeb tervet seadmelogi. Kuna mina antud kontot mujal kasutanud ei ole, siis siin kuvatakse ainult seda arvutit, mille taga ma olen praegu. Tuvastamaks, kuidas toimub kaheastmeline tuvastus, login ma välja. Sisse logides küsitakse teise astmena mult SMS-i teel saadetud koodi, mis saabub tavaliselt mõne sekundi jooksul. Sisestades koodi on siin all linnukesega ära märgitud koht, mida on võimalik enda jaoks väga turvalises seadmes ära märkida ja seda koodi enam ei küsita, ehk seda SMS-i teile ei saabu. Kui te kasutate ühiskasutatavaid arvuteid, siis on kasulikum see
linnukesid aknast ära võtta. Seejärel küsitakse sellest arvutist igakordsel sisselogimisel antud SMS-is saadetud koodi. Ja nii lihtne see on. Kindlasti tagab kaheastmeline logimine märksa tõhusama kaitse teie Gmaili kontole. Head päeva!